Pavel Kadõkov, hingekarjane ja teemon. Ära vaata minu palet, vaid võta seda, mis on minu peos. Jalal ad-Din Rumi. Kord palvetas ühe koguduse hingekarjane: "O Jumal, tänan sind, et oled mind välja valinud inimestele valgust ja tõde tooma. Võimenda palun minus kiindumust sinusse. Anna mulle jõudu oma vaenlastele vastu seista ja aita neil oma eksikäike kahetseda. Paistku sinu valgus nende meeltesse, et nad tunneksid ära sinu tõe ja ühineksid meiega, rahvaga, kelle sina oled välja valinud oma tõde maailmas levitama. O Jumal, anna mulle tarkust üha suurematele rahvahulkadele tõestada, et tõde on meie päralt. Õnnista mu püüdlusi ja õpeta, kuidas sinu pühas töös jõudsamini edeneda. Hoia mu mõistust teemonlike mõjude eest ja ära lase mul oma usus kahelda. Kõige püha nimel palun sind, säästa mind kõhklustest, et ma kunagi ei hakkaks kahtlema oma vaimsete isade õpetuses. Issand, hoia minust eemal teadmatuse pimedus ja sule mu mõistus kõigi teiste vaadete ees peale nende, mis kinnitavad minu omi." Äkki kostis ta selja tagant itsitamist, seejärel juba taltsutamatut naeru. Kristuse kiriku kaitsja pöördus ja nägi õhus õõtsuvat pool läbipaistvat deemonit. Ja issanda hingede karjane kisendas: "Tagane minust, kao kuri vaim, vannutan sind Kristuse meie issanda nimel, mida sa minust tahad? Kas sa ei tea, et ma olen valguse teener ja Jumala äravalitu?" Deemon vastas talle: "Rahune ometi. Mul oli lihtsalt igav. Tulin, et pisut meelt lahutada ja lahkun varsti. Sinu külastamine on ainus meelelahutus, mis mulle jäänud on." "Kuidas nii?" küsis hingekarjane. "Kas sinu amet pole mitte inimeste eksitamine? Kas see, et terve maailm püherdab vales, pole sinu visa töövili? Kas deemonid ei pea välja mõtlema kõikvõimalikke viisi, kuidas inimesi eksiteele viia?" "See on tõesti nii," nõustus deemon. "Häda on ainult selles, et sina ja teised sinusugused teevad meie eest kogu töö ära. Nii et meil ei jää muud üle, kui aeg-ajalt teie palvetamist jälgida, et end kuidagimoodigi lõbustada. Kui sa oleksid kordki võimeline end kõrvalt vaatama, veenduksid ise, kuivõrd naeruväärne sa välja näed. Kuid olgu pealegi," jätkas pimeduse saadik tõsisele toonile üle minnes, "ma annan sulle mõned kasulikud näpunäited ja sa saad olukorda parandada. Kui sa palvetad, siis palu suurt loojat, et ta õnnistad sind selge arusaamaga tema tahtest ja ole valmis see avali südamega vastu võtma. Samas pean sind hoiatama, et arusaamine võidakse sulle anda sinu jaoks harjumatul kujul. Õpi tundma tõde tema enda tingimustel. Ära klammerdu välise külge. Saa lõpuks ometi aru, tõde asub väljaspool oma avaldumisvorme. Leia üles Kristuse õpetuse elav ja arendav tuum ning hakka sellest juhindudes oma loomust ümber kujundama, mitte ära tee endale sellest dogmasid ja rituaale. Ära kummarda nende ees,
pidades seda millekski pühaks omaette. Ära takerdu sellesse ega tee sellest omaenese tähtsuse, äravalituse ja üleoleku tunnetamise vahendit. Sest kui sa teisi manitsed või hukka mõistad, rahuldad sa seeläbi tegelikult kõigest vaid oma enese egot. Sel viisil tõstad sa end teistest kõrgemale, mitte ei püüa neid armastuse ja asjatundlikkusega aidata. Sa ei ihka tunnetada tegelikkust sellisena, nagu see on, vaid oled kiindunud selle mõnede aegunud ilmingutesse. Äärmisse segadusse aetud hingekarjane kuulas seda kõike sügavas hämmingus. Teemon aga jätkas. No nii ongi vist kõik, mis ma tahtsin sulle täna öelda. Seejärel mõelnud veidi lisas ta siiski üht-teist veel. Praegu pole see sulle küll veel jõukohane, aga pane mu sõnad tuleviku tarbeks tallele. Heida kõrvale hirm põrgutule ees ja vabane himust saada oma tegude eest mingit tasu. Ilmuta inimestele oma siirast armastust ja kaastunnet, mitte ära suru neile peale kohustusi täita välist. Ära sunni neid omaks võtma sinu enda isiklikke veendumusi. Pärast hetkelist pausi märkis pimeduse ingel naljatleval toonil lisa sellele loetelule veel enese tundma õppimine ja teadlikkus oma käitumise tõelistest põhjustest. Ning siis võid olla kindel, et tõde on sul tagataskus. Siin ei pidanud usumees enam vastu, ta võttis julguse kokku ja küsis imeks pandes, miks sina, teemon, mulle kõike seda räägid? Kas sa ei peaks mind pigem petma ja eksiteele viima? Petsid ja eksiteele viisid sa end ise. Sa isegi ei pannud tähele seda, kuidas ise lõid ja võtsid omaks väära ettekujutuse tegelikkusest ning hakkasid seda teistele peale suruma. Minu osaks oli vaid asetada sinu ette võimalikud valikud ning anda sulle soovitud kogemus. Vaba tahe on püha kõigi jaoks. Sa lõikad seda, mida külvad, vastas talle teemon. Sa kaotasid partii. Nüüd aga alustagem otsast peale. Ma ei saa ju igavesti elada ainult meelelahutusest ja lihtsatest emotsioonides, rahuldades sel moel vaid oma esmaseid vajadusi. Ka mina vajan väljakutseid. Minu areng on vältimatult seotud sinu omaga. Ilma minu kaasabita ei jõua sa kunagi tõelise valguse tundmiseni. Tegelikult oleme me sinuga ühe ja sama medali kaks poolt. Ma ei avaldanud seda kõike mitte sinu valgustamiseks ega ka isegi mitte iseenda pärast, vaid ühtse terviku ja suure mängu pärast. Kuid see metafüüsika pole praegu sinu mõistmisele veel kättesaadav. Seda öelnud lahustus ta õhus ja kadus. Autor Pavel Kadõkov, detsember 2012. aasta, Saaremaa. Luges Andres Ots.